Nemad on 3 Eesti parimat juhti aastal 2018. 3 erinevat kogemust, 3 erinevat lähenemist. Kelle arvates tagab ettevõtte edu hea juht, kes peab olulisemaks häid töötajaid? Saame kohe teada. Ma arvan, et see on ikkagi inimese eneseteostusest kinni, et kui sa tunned esiteks, et sul on nii suured ideed, et sa ei saa üksi hakkama ja sul on võime inimesi eest vedada, siis ma arvan, et see on selline asi, mida inimene väga varakult ära tunneb endas. Et see on üks hea alus nagu juhiks olemisele, et sul on suured ideed ja võime inimesi kaasata. Mina näiteks ei ole kunagi väga unistanud juht olemast, lihtsalt nii on välja kukkunud ja mul on järjest pakutud juhiameteid, ju siis on välja tulnud. Ja ma usun, et igal juhil on täiesti oma motivatsioon selleks. Aga kas töötajatel võiks see olla eraldi eesmärk või siht silme ees, et saada juhiks? Ilmselt paljudel on, aga ma arvan, et järjest rohkem hinnatakse ka tugevaid spetsialiste ja kindlasti ilmtingimata kõik tugevad spetsialistid ei pea olema juhid ja ma arvan, et hea spetsialisti oskus ei tule juhile kahjuks, nii et töötab mõlemad pidi. Ma ei tea, kas peakski, aga ma arvan, et see on üks roll elus, millel on väga palju huvitavaid, põnevaid külgi, väga palju väljakutseid ja võimalusi, et midagi ära teha, midagi näha, areneda, et kindlasti väga hea võimalus olla juht. Ma arvan, et juht teeb meeskonna, nii et ikkagi juht on see, kes on kõige alguses. Ehk et kui tema ülesanne on panna meeskond kokku, siis tema töötajad on just täpselt nii head, kui on tema tehtud valik. Ja tema ülesanne on ka see meeskond nii-öelda koos tööle panna, ehk et luua need suhted, hoida neid suhteid, anda inimeste tööle mingi eesmärk. Ma arvan, et ilma heade töötajateta ei ole head juhti, et kui töötajad ei ole head, siis tähendab, on juht halb. Et see algab juba sellest pihta, et tihtipeale otsuseid tehakse, kus tahetakse töötada, mitte siis võib-olla ettevõtte või palganumbri järgi, vaid ka selle järgi, et kes see juht on ja milline on töö meeleolu, kas see juht on inspireeriv, kas on võimalik arendada ja nii edasi, et need asjad käivad kindlasti koos. Head töötajad on tähtsam. Et ükskõik kui hea juht olla, minu arvates ei saavuta midagi, kui sul ei ole ikkagi meeskonda, häid töötajaid. Ja kui on ikka väga head töötajad ja väga hea meeskond, siis isegi keskpärane juht ei suuda seda ära rikkuda. Oi, minu elutöö on kindlasti veel ees mingil määral, sest ma ikkagi nagu veel nii vana ei ole, aga üks unistus mul küll täitus, et juhtida ettevõtet, mis saab Eesti kõige mainekama ettevõtte tiitli, et see üks linnuka on nüüd tehtud, jah? No nii, et ma tegelikult ise arvestan või pean statistikat sabatähtede üle. Sabatähed on siis sellised kolleegid või meeskonnaliikmed, kellele ma olen andnud võimaluse, kes on teinud uskumatult ägedat arengut ja karjääri ja neid on mul kollektsioonis päris mitu tükki selle 25 aastaga, mis ma juht olen olnud, nii et võib-olla see ongi elutöö, et kui loetad kunagi kokku, et palju neid sabatähti on täst koostöös tekkinud, et see on väga äge ja kindlasti ka üks asi, mis mind hästi kõvasti motiveerib pingutama. Ma ei tea, kas see on elutöö, aga võib-olla kõige suurem saavutus on seni see, et kui ma Kaubamäe grupis tööle hakkasin 17 aastat tagasi 32-aastasena, siis ma kindlasti mitte ei olnud valmis juht. Kaugel sellest. Aga mul on õnnestunud koos ettevõttega kasvada ja areneda ja oma meeskonnalt, oma teekaaslastelt väga palju õppida. Osad kindlasti nendest inimesest aimavad või teavad seda, osad kindlasti ei aimagi. Et võib-olla see, et ma olen suutnud koos ettevõttega käia, et see on kõige suurem saavutus.